Head kuulajad, käesoleva videosarja teemaks on meil Jeesus Vanas Testamendis, ehk siis küsimus sellest, kuidas Vana Testament kõneleb ja kuulutab ette Uue Testamendi Jeesust. Kui Jeesus Luuka evangeeliumis üles oli tõusnud, siis kohtus ta esmalt 2 jüngriga Emmause teel, Luuka evangeeliumi 24. peatükk, salm 27. Ning ta kõneles neile kõikidest kirjadest, ehk siis Vanast Testamendist, mis tema kohta käib. Siis selles samas peatükis kõneles ta ka oma apostlitega Luuka evangeeliumi 24. peatükis, salmis 44. Ja Jeesuse sõnad on järgmised. Need on minu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma alles teiega olin. Et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides on minu kohta kirjutatud. Siit omakorda aga tekib selline laiem küsimus, millel ma tahaksin hetkel peatuda. Küsimus on, et kuidas kasutab Uus Testament Vana Testamenti? Kui minna piibliteadustesse, siis laias laastus on siin pakutud välja 3 suurt võimalust. Esimene oleks selline, et Uue Testamendi autor ei loo Vana Testamendi põhjal uut tähendust, vaid ta toob selle vana tähenduse oma aega. Ehk võime öelda, et Vana Testamendi tekst, ettekuulutus või seadus, ta tähendas midagi omal ajal ning Uue Testamendi autor võtab selle sama tähenduse ja ta rõhutab seda omas ajastus. Siis teine võimalus on, et Uue Testamendi autor loob Vana Testamendi teksti põhjal täiesti uue tähenduse. Ehk ta kasutab Vana Testamenti lahus tema enda kontekstist. Ehk Vana Testamendi tekst, ettekuulutus või seadus, see tähendas midagi tollel ajal, aga nüüd Uue Testamendi autor, ta ignoreerib seda tähendust ja teeb midagi täiesti uut selle tekstiga. Võiks öelda, et ta sisestab enda loodud tähenduse sinna teksti, mida ta siis Vanas Testamendis kasutab. Aga on ka 3. võimalus, et Uue Testamendi autor loob Vana Testamendi teksti põhjal laiendatud tähenduse. Ehk Vana Testamendi tekst, ettekuulutus või seadus tähendab midagi. Uue Testamendi autor arvestab sellega, kuid Jeesuse elu valguses teises ajastus ta mõistab, et see tähendab midagi palju sügavamat või see näitab millegi enama poole. Seega ta ei tühista algset tähendust, vaid ta ehitab selle peale. Siinse loengusarja eelduseks aga on, et Uue Testamendi autor loob Vana Testamendi teksti põhjal laiendatud tähenduse. Mis tähendab, et autorid mõistsid viidatava teksti enda tähendust ja konteksti, aga Jeesuse elu valguses loovad nad selle põhjal laiema, sügavama tähenduse, mida sa Vana Testamendi tekstiga üksinda ilmtingimata luua ei saa. Aga liigume nüüd täpsemalt Vanasse Testamenti endasse. Ja ma tahaksin tuua kiire ülevaate sellest, kuidas Jeesusele viidatakse esimese 5 Moosese raamatu kaudu. Esmalt siis Jeesus loomisloos. Pean silmas esimese Moosese raamatu esimesi peatükki. Esmalt võib Jeesus kohata siis loomisloos, esimeses 3 peatükis. Ja kuigi tuntud viide esimesest Moosese raamatust 3. peatükist salmist 15 on teada, siis ma tahaksin esmalt peatuda spetsiifiliselt loomislool endal, esimesel peatükil ja teisel peatükil. Nimelt loomislugu annab piibliloole sellise üleüldise suunise, mille valguses Jumala tegusid üldsegi mõista tuleks. Ja ma tahaksin kasutusele võtta siin sellise fraasi nagu eedenlik visioon, mida ma ise nimetaksin ka suurimaks temaatiliseks mustrist läbi piibli. Seda seetõttu, kuna see idee Eedenist on see, mille suunas terve piiblilugu liigub ja mis läbi Jeesuse teostub ilmutuse raamatus. Kuid see pole nüüd ainus seos, mida loomislooga luua saab. Suurem seos väljendub tõdemuses, et loomislugu esindab templi pühitsemise mustrilt. See tuleb välja, kui me mõistame, et Vanas Testamendis mõeldi Eedenaiast kui templist. Ja templi idee tuleb välja järgmistes punktides. Kõigepealt, tempel kui selline oli paik, kus siis Jumal oli kohal. Jumala kohalolu koht. Ning Eedenaias inimene ja Jumal kõndisid seal koos. Nad olid koos, ehk Jumal oli kohal. Teiseks, lugedes Moosese raamatutes templi kirjeldust ja sisustust, siis on näha, et see sarnaneb väga palju Eedenaiaga. Siis 3. me saame ka näha Aadamat esimese preestrina, kelle ülesanne oli vahendada jumalikku korda muu looduga. Ning 4. on Vanas Testamendis ka kontseptuaalsed seosed Jumala mäe, Jumala aia ja Jumala templi vahel. Huvitav on näha, et erinevates tekstides just neid ideid seostatakse ja lõimitakse. Hästi tuleb see välja näiteks Ezekieli raamatu 28. peatükist. See idee loodust kui Eedenist, kui templist, see seostub Jeesuse 6. testamendis, kuna Jeesus nimetab end ise Jumala templiks Johannese evangeeliumi 2. peatükis salmides 19-22. Ehk mõte on, et Jeesus on see, kes kehastas Jumala kohalolu
maailmas. Teiseks viitab ka templi idee Jeesusele preesterluse kaudu, kuna Jeesust nimetatakse Uues Testamendis ka tõeliseks ülempreestriks Hebra kirja 4. peatükis. Loomulikult seostatakse Jeesust ka Aadamaga. Aadam oli siis esimene inimene, kes kukkus oma ülesandes läbi, aga Jeesus oli see teine, kes oli selles ülesandes edukas. Seega nimetatakse Jeesust ka teiseks Aadamaks Rooma kirja 5. peatükis. Nüüd liigume edasi esimese Moosese raamatu lugudes Abrahamini. Räägin sellest, kuidas siis Jeesus väljendub Abrahami lepingus esimese Moosese raamatu 12. peatükis. See on väga huvitav, et pärast suurt maailma ajalugu läheb tähelepanu otse kui Abrahamile. Jumal loob Abrahamiga lepingu 12. peatükis. Ja selles lepingus tõotati Abrahamile maad, suurt rahvast ja et tema sugu saab olema õnnistuseks kõikidele rahvastele maa peal. Ja see viitab kõik Jeesusele järgmiste punktide kaudu. Kõigepealt, nii nagu Abrahamile tõotati maad, tõotatakse Uues Testamendis Jeesuse kaudu usklikele inimestele hingamispaika koos Jumalaga. See on nüüd minu jaoks näide sellest, kuidas üks Vana Testamendi tõotus ta laieneb oma tähenduses, kus Uue Testamendi ootus ei ole nüüd enam nii väga selline geograafiline paik, vaid võiks öelda kohasem oleks öelda, et ootus on olemisviisi järgi, kus inimene ja Jumal saavad koos olla hingamises. Sellel ideel Abrahami lepinguga seoses viitab kõige otsemalt ka Hebra kirja autor 11. peatükis salmis 10 ja kaudsemalt on viide Ilmutuse raamatu 21. peatükis. Siis teiseks Abrahamile tõotati suureks rahvaks saamist ning Uues Testamendis see täitub just Jeesuse kaudu, kus siis evangeeliumi vastuvõtmisega luuakse uut Jumala rahvast, kelle esiisaks peetakse Abrahami. Viideteks saab siin tuua Rooma kirja 4. peatüki ja Galaatia kirja 3. peatüki. Ning viimaks tõotati, et Abrahami sugu saab olema õnnistuseks kõikidele rahvastele. Lugedes Vana Testamenti me näeme, kuidas siis Iisrael väiksemas vormis tõesti oli õnnistuseks. Kuid küsimus on, et kas see võiks ka omakorda kuidagi laiema tähendusega olla. Ja muidugi Uus Testament loomulikult laiendab seda, nii et Jeesus, kes on siis Abrahami otsene järeltulija, ta teostab igavese päästetöö, mille kaudu igale inimesele on tee Jumala juurde nüüd avatud. Ehk Abrahami järeltulija kaudu saavad kõik maa rahvad õnnistatud. Nüüd mõned seosed Jeesuse ja väljarände loo vahel teises Moosese raamatus peatükkides 14-19. Kui me loeme seda lugu, siis me joome teise Moosese raamatusse, kus toimub siis see tuntud suur Iisraeli väljaränne Egiptusest Kaananimaa suunal. Ja seda sündmust on juba varajases kirikus nähtud mustrina, mis vastab väga hästi inimese usuelule. Näiteks kirikuisad tõlgendasid lugu allegooriliselt ehk kujundlikult. Egiptuse orjus vastas siis meie arusaamisele patuorjusest, siis Jumala armuline sekkumine sellesse vastab Jeesuse päästvale tööle, ja kui Jumala arm on inimese siis patust välja juhatanud või välja tõmmanud, siis järgneb sellele Uues Testamendis ristimine. Ja väljarändeloos oligi vaja ületada Kõrkemeri. Ja Uues Testamendis, õigemini varajases kirikus, seda Kõrkemeri ületamist samastatakse Uue Testamendi ristimisega. Pärast seda liigutakse edasi tõotatud maale läbi kõrberaskuste ja see vastab siis kujundlikult usu inimese rändamisele igavese elu suunal. Kuid teiseks vastab väljarändemuster ka Jeesuse enda elu mustril Uues Testamendis ja selle kaudu vastavad autorid näitavad, et Jeesus esindas siis kollektiivselt või korporatiivselt Iisraeli. Näiteks Matteuse evangeeliumi kohaselt Jeesus kutsuti Egiptusest, viiteks Matteuse evangeeliumi 2. peatükk, salmid 13-15. Siis on öeldud ka, et nii nagu Mooses pääses väikelapsena tapmisest, huvitaval kombel pääses ka Jeesus, viiteks Matteuse evangeeliumi 2. peatükk, salmid 19-23. Siis ka Jeesuse ristimine vastab Kõrkemere ületamisele, viiteks Matteuse 3, 13-17. Ning pole ka juhus, et kohe pärast seda ristimist juhatatakse seda kõrbe 40 päevaks läbikatsumiseks, 4. peatükis salmides 1-11, mis vastab väga hästi Iisraeli läbikatsumisele Siinai kõrbes 40 aastat. Nüüd aga liigume Moosese seaduse teemadesse. Liigume 3. Moosese raamatusse, mis on ka ühtlasi piibli kõige verisem raamat, aga see on ühtlasi Uue Testamendi autorite lemmikraamat, sest enamus Vana Testamendi viited pärinevad just sellest keerulisest teost. Esmane side Jeesusega tuleb välja just ohvriteenistuses. Teadagi oli iidne Iisrael praktiseerimas loomohvrite toomist Jumalale, kuna Moosese seadus seda sätestas ja käskis.
kuid see institutsioon näitas millegi kaugema, jällegi millegi suurema poole. Nimelt, see suurem asi on Jeesuse ülim ohver. Ja selgelt väidab seda jällegi Hebra kirja autor 10. peatükis salmides 11-15. Ta väidab, et need ohvrid olid eeltähenduseks Jeesuse ülimast ohvrist. Siis teiseks on ohvriteenistusel ka oma sisemine loogika, mille on ära sõnastanud eelmisel sajandil selline antropoloog nimega Mary Douglas Sue. Ohvriteenistuse loogika nimelt oli puhastada ja siis pühitseda inimest, et teha ta kõlbulikuks Jumala teenimiseks ja Jumala läheduseks olemiseks. Nüüd Mary Douglase sõnul tähistab see ühiskondlikult ka sellist ideaali või sellist kõrgemat väärtust, mille poole inimene peaks püüdlema ning ühtlasi näitab ka see inimese enda puudulikkust kõikvõimsa Jumala ees. See ohvriteenistuse sisemisel loogikal on nõnda nimetatud 3 puhtusastet. On see kõige madalam, mis on siis ebapuhtus, milles ei tohi läheneda siis Jumalale. Siis on lihtsalt öeldes puhtus, mis on siis nõnda nimetatud neutraalne seisund. Ning 3. on pühadus, mis on siis see ülim ideaal, mille poole peaks püüdlema, sest see on see seisund, milles Jumalale kõige lähemal olla saab. Ohvriteenistus tegi selle loogika teatavaks ühiskondlikus olemisviisis. Ta kommunikeeris Jumala teise suhte ehk pühadust ning inimese puudulikkust Jumala ees. Uues testamendis on seda sama loogikat kasutatud, et seletada Jeesus ohvri surma toimet. Ja Jeesus ohvri surm puhastab ja pühitseb inimese. Ehk Jeesus ohvri kaudu on inimkond puhastatud tema puudustest ja pühitsetud, et oleks kõlbulik minema Jumala lähedusse. Ning 3. on kõige selgem seos 3. Moosese raamatu keskse pühaga 16. peatükis, suur lepituspüha. See talitus oli nõnda nimetatud aasta suur sündmus juudi mõtteloos, mille puhastava toime oli ühiskondlikult ka universaalne. See kattis kinni kõik patud ja puudused, kuna ei saanud eeldada, et iga inimene toob iga patu ja läbikukkumise eest nüüd ohvri õigel ajal. Ja selles talituses oli 2 looma, mida oli vaja siis kasutada või millega vastavalt käituda. Üks ohverdati, ehk siis tapeti pattude eest, ja teise peale asetati käed, mis sümboliseeris siis pattude peale asetamist, ja see loom siis saadeti minema kõrbe, ehk ta saadeti eemale Jumala lähedusest. Ja nüüd seda sama sisu väljendab ka Jeesus ohver, mis ühest küljest lepitab patu, sest Jeesus suri inimkonna pattude eest, kuid see ka eemaldab patu inimese pealt, sest patt asetati Jeesusele ja Jeesus saadeti minema Jumala lähedusest, kui ta risti peal oli. Mõned viited oleks Uues Testamendis selle jaoks, Hebra kirja 9. peatükk, salmid 11-14 ja 1. Peetruse kiri 2:24. Ja nüüd liigume 5. Moosese raamatusse. Selle teema viimane mõte tuleks siis 18. peatükist. Ja seos Jeesusega ilmneb siis seal, kus Jumala poolt on tõotus, et tuleb kord suurem ja parem prohvet kui Mooses. Uue testamendi vaatest on ju see loomulikult Jeesus. Viideteks näiteks Apostlite 3. peatükk, salmid 22-26 ja Hebra 3:1-5. Aga see idee järeldub ka evangeeliumite üldisest narratiivist, mis näitavad Jeesust suurema ja parema Moosesena. Näiteks Luuka 9, Matteuse 5-7 mäejutlus siis, kus Jeesus nii nagu Mooses läks mäele ja ta tõi mäelt talle Jumala seaduse ehk õpetuse eluks ja olemiseks. Siis ka see, et Jeesus oli 12 apostlit, väga hästi vastab 12 Iisraeli suguharule. Ja ka niimoodi näidatakse Jeesust parema Moosesena. Seega on esimeses 5. Moosese raamatus päris mitmed ideed, mis näitavad meile teed Uue Testamendi suunas. Nagu ma ütlesin, loomisloomuster ja templi idee, see täitub Jeesuses, kes hakkab ellu viima eedenlikku visiooni ning kes ise ongi tõeline Jumala tempel, ehk Jeesuses saab inimene kohtuda elava Jumalaga. Siis Abrahami lepingus me saame näha, kuidas Uue Testamendi vaates täitub kõikidele rahvastele õnnistuseks olemine ja seda just Jeesuse kaudu. Siis väljarändeloos on näha mustrit usuelu jaoks, kus Jeesus oma päästva tööga ta juhatab meid välja patuorjusest nii, nagu Iisrael juhatati välja Egiptusest. Ja Moosese seaduses on loomulikult suured paralleelid ohvriteenistuse ja Jeesuse parema, suurema ohvri vahel. Suurim neist on siis paralleel suure lepituspäevaga, mille abil näidatakse Jeesus ohvrit kui sellist ülimalt puhastavat ja lepitavat ohvrit. Ja lõppeks näitab meile 5. Moosese raamat. See näitab teed suurema
ja parema prohveti suunas, kes Uue Testamendi vaatest on Jeesus, tõeline juht Jumala rahva jaoks. Aamen.